teil ka täiesti uus LinkedIni leht, et kes ei ole veel meie LinkedIni lehel järgi ja siis kindlasti soovitan seda teha. Aga alustuseks paar sellist kodukorrapunkti, et kui palun siis lülitage välja oma veebikaamera ja mikrofon, kui teised räägivad, kui teil parasjagu ei ole küsimuste esitamiseks, tõstke julgelt käsi ja või kasutage seda käe tõstmise funktsiooni siin, et me ei pruugi videopilti näha kõikidel korraga ja võite ka küsimuse jätkata siis siia meile chati. Ja infoseminari me salvestame, et salvestama ma panen selle kohe. Juba panime, väga hea. Ja infoseminari klipid teeme siis kättesaadavaks hiljem Enterprise Estonia YouTube'i kanalil, et kogu see info siis jääb kättesaadavaks ka hiljem ning hiljem peale seda infohommikut ma saadan siis kõikidele ka need ettekanded ja info ja videote info ja lingid meilile. Et siis teate selleks valmis olla. Ja tänane päevakord näeb siis välja niimoodi, et alustame nagu ikka tavaks ja traditsiooniks Eesti kosmose hetkeseisuga, mida esitleb meile sel korral MKM-i kosmosevaldkonna ekspert Gloria. Siis on meil kavas ka ESA-PIK ettekanne käimasolevatest arengutest, eesolevatest tegevustest. Külla tuleb Sven. Sven võib-olla jääb paar hetke hiljaks, et vaatame, siin on võimalus, et me vahetame ära tudengi raketi ja Sveni ettekanded juhul, kui siin tekib selline ajaline nihe. Ja Eesti tudengiraketi tutvustus on täiesti uus päevakorrapunkt. Eesti tudengirakett siis sai minu teada registreeritud siin nüüd paar nädalat tagasi alles ametlikult ja sellest kuuleme täpsemalt siis Hannes Vahersalu ettekandes. Ja samuti läheb meil edasi astronauti konkurss ja sellest kuuleme siis Riin Teugiase ettekandest. Ja SRO-st ees olevastest tegevustest kuuleme ka. Ja lõpus on võimalik ka küsida küsimusi, võite küsimusi küsida ka vahele, et püüame siis niimoodi interaktiivselt läheneda sellele hommikule. Aga nüüd ma annakski sõnajärje Gloriale, et Eesti kosmose hetkeseis. Ja suur aitäh, Liisa, ja tere hommikust kõigile. Ma kohe nüüd üritan oma ekraani jagada. Ja siis ma saangi kohe alustada. Nii. Nii, kas on ilusti näha kõik? Väga ilus. Okei, väga hea. Nii, üks hetk. Nii, ja. Tere kõigile taaskord, mina olen Gloria Kõgel MKM-i kosmose valdkonnast, kus me siis igapäevaselt tegelemegi Eesti kosmosepoliitika arendamisega, kujundamisega, elluviimisega ja teen siis ülevaate Eesti kosmose hetkeseisust. Et teen kahes osas, esmalt teen sellise ülevaate üldisest Eesti kosmosepoliitikast, eelkõige neile, kes varasemalt kosmosepoliitikaga nii väga kokku puutunud ei ole, aga see suures osas see info kattub sellega, mis eelnevates infotundides on ka räägitud. Ja seejärel teen ülevaate siis, mis on viimase poole aasta jooksul toimunud, mis on tulemas, mis on põhilised asjad, mis meil hetkel töös siis on. Nii. Nii üldiselt siis Eesti kosmosepoliitikast, et Eestis koordineerib kosmosevaldkonda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mis on antud siis Vabariigi Valitsuse poolt MKM-ile ülesandeks ja põhiline selline alusdokument, millega me igapäevaselt oma poliitikat kujundame ja tegevusi seame, on Eesti kosmosepoliitika programm aastateks 2020 ja 2027. Ning see ongi selline dokument, mis annab peamised suunad ja konkreetsed tegevused, kuhu poole Eesti kosmosepoliitika liigub ja millele me eelkõige siis keskendume ja ka mille põhjal me teeme otsuseid, et kuhu investeerida.
ja see omakorda aitab Eesti kosmosetööstusel, ettevõtetel, teadusasutustel ja nii edasi oma tegevusi vastavalt sellele siis koordineerida ja planeerida ja seada. Ja hetkel selle aasta alguses alustasime tööd uuendatud kosmosepoliitika programmi või siis strateegia väljatöötamisega. Ehk siis sellest on järgneval perioodil saab ka rohkem kuulda. Igapäevaselt, kui MKM on see, kes kosmosepoliitikat kujundab, siis igapäevaselt viib seda ellu Eesti Kosmosebüroo ehk siis Space Estonia ning kosmosepoliitika tegevuste täitmist seirab selline kogu nagu Eesti Kosmosenõukogu, kuhu kuuluvad siis erinevate ministeeriumite ja allasutuste esindajad, samuti ülikoolide, teadusasutuste esindajad ja ka ettevõtete esindajad ja ettevõtteid esindabki siis Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liit ehk siis EKTL ning kõige olulisemaks rahvusvaheliseks organisatsiooniks, millega me koostööd teeme, on Euroopa Kosmoseagentuur ehk siis ESA, mis töötab meile hankeagentuurina. ESA ongi siis rahvusvaheline organisatsioon Euroopas, mis tegeleb kosmose uurimisega ja tehnoloogia arendamisega. Suurem osa meie tegevusest käibki läbi ESA ja ESA kuna ma mainisin, ESA töötab meile kui hankeagentuurina, mis tähendab seda, et riik investeerib ESA-sse liikmemaksuna siis raha ja ESA teeb lepinguid meie Eesti tööstusega ja ettevõtetega. Et MKM ise hangetega otse ei tegele. Ja väga positiivseks osaks ESA kosmoseagentuuril on just geograafilise tagastuse põhimõte, mis tähendab seda, et iga euro, mida liikmesriik investeerib Euroopa Kosmoseagentuuri, tuleb lepingute kujul tagasi. Ja Eestil on sellega väga hea seis, mis näitab seda, et Eesti tööstus, kosmoseettevõtted teevad väga head tööd ja on sellesse süsteemi väga hästi sisse elanud. Eestil on väga selged kosmosevaldkonna tööstuspoliitika suunad, mis üldiselt jaotuvad 3 kategooriasse: küberturvalisus, masinõpe, innovatsioon. Küberturvalisuse all näiteks käivad erinevad missioonijuhtimise rakendused, kosmose küberharjutusväljakud, mis on viimasel aastal väga hoogsalt jalad alla saanud ja üks selline Eesti niši valdkond. Masinõppe all eelkõige AI rakendused kaugseires, autonoomsed robotid, liikurmasinad ja innovatsiooni all peamiselt riistvara arendamine, erinevate optiliste aparatuuri, kaamerate arendamine, materjaliteadus käib selle alla ja robootika. Siis räägiks mõne sõnaga ka Eesti riiklikust programmist ESA-s ehk siis RPA-st. Ja sissejuhatuseks nii palju, et ESA kui organisatsiooni tegevust finantseerivad liikmesriigid läbi sissemaksete siis erinevatesse programmidesse. Et peamiselt on siis kohustuslik programm ja valikprogrammid. Kohustuslik programm on see, mida kõik riigid peavad siis kõik riigid peavad vastavalt oma SKP-le panustama ja valikprogrammid saavad siis riigid vastavalt oma poliitikale ja vajadustele siis erinevatesse valdkondadesse suunata. Ja RPA, siis riiklik programm ESA-s on selline 3. täiendav tasand, mis võimaldab just riikidel täiendavaid vahendeid suunata ESA-sse, mis lähevad siis lõpuks just konkreetse riigi tegevuste toetamiseks. Et see on just väga hea selline platvorm alustavatele ettevõtetele ja väiksematele ettevõtetele, et saada rahvusvahelisele ESA süsteemi sisse ja selle läbi toetataksegi rohkem selliseid ettevalmistavaid tegevusi, aga samuti ka näiteks on võimalik RPA kaudu lähetada eksperte, traineesid
on võimalik teha koostööd ülikoolidega, näiteks arendada välja erinevaid õppeaineid ja palju muud. Ja hetkel tegevused said alguse 2024, et 2023 oli allkirjastamine ja 2024 algasid esimesed voorud ja hetkel on käimas 3. voor, mille tähtaeg on siis 30. juuni. Põhiliseks, enne kui ma liigun edasi, mis vahepeal on toimunud, siis põhiline selline töödokument või kosmosepoliitika alla käiv töö puudutabki kosmosetegevuse seaduse eelnõu väljatöötamist. Et sellest ma eelmine infotund rääkisin ka, aga ma käin need põhipunktid ka siin puhul üle neile, kes varasemalt sellest kuulnud nii väga ei ole. Et tegemist on siis esimese Eesti kosmoseobjektide lennutamist reguleeriva õigusaktiga. Ja selle seaduse eesmärk ongi siis majanduse, teaduse ja tehnoloogia jätkusuutliku arengu soodustamine. Ja seda just läbi ohutu ja keskkonnasäästliku kosmosetegevuse tagamise. Ja kust see vajadus tuleb? See tuleb rahvusvahelisest kosmoseõigusest. Siis Eesti on 2010. aastal allkirjastanud Outer Space Treaty ehk siis avakosmose leppe ja sealt tuleneb kõikidele riikidele kohustus, et kui erasektor hakkab kosmoses toimetama, kosmoseobjekte lennutama, siis on vaja, et see vastav riik siis selle annaks välja kosmosetegevuslubasid ja teostaks selle üle järelevalvet. Ja peamiselt siis antud eelnõu reguleeribki just kosmoseobjektide lennutamist, kosmosetegevuslubade menetlust, pädeva asutuse, kelleks on Eesti puhul TTJA tegevuse aluseid, nõuded kosmoseobjekti käitajale ja omanikule ja ka riigi tagasinõude õigust käite vastu. Et see on ka üks põhiline just kaitse riigile, et samuti jällegi sealt rahvusvahelisest õigusest Outer Space Treaty'st tuleb, et kui riigi objekt tekitab kolmandale isikule kahju, varalist kahju, et siis riik on alati vastutav, et rahvusvahelisel tasandil selle lepingute raames ei ole osapooleks erasektor, vaid on riik, ehk siis nõue läheb riigile, aga siseriikliku seadusega on siis võimalik riigil tagasi nõuda seda päris vastutaja, ehk siis käitaja, operaatori, omaniku käest. Ja hetkel, käin ka kiiresti läbi selle protsessi, mis vahepeal on toimunud, ehk siis alguse sai see 2020. aastal, kui töötati välja VTK, väljatöötamiskavatsus. Päris töö sai alguse 2023 ja 2024 toimus esimene kooskõlastusring, kus saime tagasisidet erinevalt asjasse puutuvatelt osapooltelt ja ministeeriumitelt ning kuni siis kevade alguseni toimus väga intensiivne töö, et viia sisse muudatused, kohendused ja hetkel on see teisel kooskõlastusringil Justiits- ja Digiministeeriumi käes. Et praegu ootame siis nende tagasisidet, et liikuda edasi viimasesse etappi ja kui ka viimase etapi kohendused on tehtud, siis liigub see edasi Vabariigi Valitsusele. Vahepeal on toimunud väga palju üritusi ja sündmusi ja seda just eelkõige sellepärast, et Eesti tähistab 10 aastat ESA täisliikmeks olemisest ja selle raames on läbivalt aasta jooksul toimumas erinevad sündmused ja üritused ja sellele pühendatud siis tegevused. Ja nendest, siin on selline ülevaade peamistest tegevustest üldiselt, aga neid väiksemaid tegevusi on palju rohkem. Ja just, et ma mainin just, et peamised tegevused käivadki just Eesti 10 ESA-ga seotud tegevuste alla, et mis põhiline sündmus, mis toimus 4. veebruaril 2015, oli Eesti kosmose kogukonnale korraldatud selline vastuvõtt Draamateatris, kus oli ühine teatrikülastus ja kus
tegid meenutusi siis asjaosalised, kes 10 aastat tagasi selles protsessis kaasas olid: Ene Ergma, Madis Võõras, Anne Sulling. Anne Sulling on siis toonane väliskaubandus- ja ettevõtlusminister, kes selle lepingu allkirjastas. Ja neid meenutusi saab ka praegu kuulata EIS-i YouTube'i kanalilt, kus on väga huvitavad lood üles võetud siis Madis Võõras, Ene Ergma ja kindlasti soovitan kõigil kuulata. Ja üks põhiline sündmus, mis on ees ootamas 4. septembril ka seoses Eesti 10 aastat ESA-s, on vastuvõtt ESA delegatsioonile ja Eestit külastab siis ESA peadirektor Josef Aschbacher. See on kindlasti väga suur oluline sündmus. Siis vahepeal on toimunud ka mitmed olulised visiidid. Viimased visiidid 2024. aastal toimus ka päris palju visiite, millest sai ülevaade tehtud eelmine infotund, aga nüüd vahepeal on käinud külas 2 ESA direktorit: Simonetta Scheli, kes külastas Eestit aprillis, kes on ESA kaugseire direktor, ja Laurent Jaffart on ESA ühenduvuse ja turvalise kommunikatsiooni direktor, külastas Eestit veebruaris 2025. Märtsis külastas Euroopa Liidu poolt, täpsemalt Euroopa Komisjoni DigiDefise poolt kaugseire ja satelliitnavigatsiooni direktor Christoph Kauts. Et need visiidid on jätkuvalt olulised selleks, et hoida Eestit pildis, näidata meie kõige olulisemate rahvusvahelistele partneritele, millega Eesti kosmoseettevõtted ja kosmosetööstus tegeleb, ja tugevdada ja hoida seda koostööd, rahvusvahelist koostööd, sest et teadagi Eesti kosmosevaldkond suure põhiline alustala ongi rahvusvaheline koostöö. Üks väga oluline sündmus, mis vahepeal on ka toimunud, on see, et Eesti kosmosevaldkonna juht Paul Liias valiti EUSPA nõukogu uueks eesistujaks järgnevaks 8 aastaks. Et kes EUSPAs varem kuulnud ei ole, tegemist on siis European Union Agency for the Space Program ehk Euroopa Liidu kosmoseprogrammi amet. Ja see tähendab, see on amet, mis loodi Euroopa Liidu komisjoni alla samal ajal, kui loodi 2021. aastal Euroopa Liidu kosmoseprogramm. Ja millega EUSPA peamiselt tegeleb, ongi just siis selle kosmoseteenuste segmendiga. Alla kuulub peamiselt satelliitnavigatsioon, kaugseire ja satelliitside. Ja miks see on Eestile oluline, on see, et see samuti nagu ka need visiidid, mida ma enne välja tõin, on ka see väga oluline osa selleks, et tugevdada rahvusvahelist koostööd, hoida Eestit pildis, et Eestil oleks võimalus olla rohkem kaasatud erinevatesse tegevustesse ja see loob täiendavaid võimalusi ka muidugi Eesti tehnoloogiasektorile. Paul on väga aktiivne igal pool ja samuti ka ESA pool, ehk siis ta on ühe Euroopa Kosmoseagentuuri komitee, mis on administratiiv- ja rahanduskomitee juht samuti, olnud juba mitmendat aastat, ja sel aastal, kuna ta seda komiteed juhib, oli tal võimalus korraldada sel aastal see Eestis ja kutsuda kogu ESA AFC, Administrative and Finance Committee delegatsioon Eestisse. Et see üritus läks väga suurepäraselt korda ja suurepärane reklaam Eestile ja kindlasti näitab ka jätkuvat head koostööd Euroopa Kosmoseagentuuri ja Eesti vahel ja annab Eestile taaskord võimalusi ESA süsteemis ja investeeringute juhtimises aktiivselt kaasa rääkida. Veel üks
nüüd ma toon välja mõned sündmused, mis on ees ootamas. Üks järgneval perioodil üks olulisi sündmusi on ESA kosmoseõiguse poliitikas suvekool, mida korraldab European Center for Space Law. See on siis selline väike organisatsioon, mis kuulub ka ESA alla ja esmakordselt korraldatakse seda suvekooli Eestis. Tavaliselt see toimub iga aasta erinevates kohtades ning selle aasta augustil 18–29 august toimub see siis Eestis peamine lokatsioon on TalTech. Üks päev on väljasõit ka Helsingisse ja teemaks sel aastal on küberturvalisus kosmoseõiguses ja poliitikas, kuna see on Eesti üks siis niši valdkondasid ja oodatud on osalema kõik noored inimesed kes on kuni 35 aastased, kas alles käivad, on oma õpingute keskel või on värskelt lõpetanud ja see on avatud kuni 45 õpilasele, 5 noorele spetsialistile ja 3 tuutorile siis ESA liikmesriikidest või riikidest, kellega ESA koostööd teeb. Kandideerimine on avatud 22. juunini ehk siis järgmise nädalani, et on veel aega registreerida. Ma kindlasti väga soovitan kõigil, kellel vähegi huvi on, registreerida või levitada seda infot edasi kellelegi, kes võiks olla sellest huvitatud. Et olen ise ka sellel kursusel osalenud küll veidi teises vormis, aga tõesti on tegu väga huvitava ja hariva programmiga ja kindlasti soovitan ja rohkem infot selle kohta leiab siis ECSL-i kodulehel ja saab ka Space Estonia käest küsida. Siis 5. aastat järjest toimub Software Defined Space Conference, mis on siis mida korraldab MKM koostöös kosmosebürooga. See toimub sel aastal 28. kuni 30. oktoobrini, sel aastal Fotografiskas ja registreerumine on avatud kuni 27. oktoobrini ja kõik esinejad, kes on huvitatud lavale astumast või paneelides osalemast, on võimalik kuni 1. juulini esitada oma abstrakte ja avada oma mõtteid siis millest te rääkida sooviksite. Et sel aastal on esimest korda osalemine tasuta, et see on tõesti väga hea võimalus ja pole põhjust osalemata jätta. Kui vähegi võimalik, siis tõesti see on väga vinge konverents. Ja selle aasta teemad lisaks tavapärastele teemadele nagu tarkvaraarendus, kosmose küberturvalisus tuuakse sisse kaitsevaldkonna teema, et kuna kaitsevaldkond ja kosmos järjest rohkem põimuma hakkavad, siis kosmose dual use tehnoloogiatest tuleb juttu. AI rakendustest muidugi, kuidas kaugseire andmeid kasutatakse arvutimängudes, kosmose küberintsidentide menetlusest tuleb juttu ja palju muud. Et kindlasti registreerige ja tulge. Ma lisaks selle konverentsi juurde ühe väikse infonupukese, et samalaegselt puhtjuhuslikult on Fotografiskas ka kosmoseteemaline näitus ja kõik, kes tulevad konverentsile, saavad ka tasuta näitust minna vaatama. Ja kes tuleb Tartust või kaugemalt, siis meil on ka väga hea täiesti uus koostööhotell, kes pakub väga head siis hinda. Hyatt Place siis Porto Franco piirkonnas, et palju sellist huvitav põnevat sel aastal ka nii-öelda puht praktilise ja sotsiaalse poole pealt. Jah, väga hea. Ja
veel mõned sündmused, mida välja tuua. Estronaudist räägitakse kohe lähemalt, et eelmine aasta esimest korda, kui Estronaut toimus, oli see väga-väga edukas ja õnneks see sel aastal jätkub, järgnevatel aastatel jätkub, millest te kohe kuulete täpsemalt. Ja sel aastal toimub siis see lend Luksemburis koos Austria ja Luksemburi noortega. Ja samuti on toimumas kosmosetehnoloogia valdkonna ärimissioon Space Tech Expo Bremenis, mis on novembris, millele saab, enam ei saa kanditeerida. Et ma ei tea ise, kas selle kohta on mingit infot lisada? Praegu on pooleli valikukomisjoni töö ja peatselt siis selgub, kes saavad delegatsiooni ja kas saavad, et detailid selguvad, aga töö käib. Aitäh. Ja lähiaja sündmustest, mis toimuvad järgmine nädal, 17. juunil toimub kosmosevaldkonna ettevõtete ümarlaud ja kosmose kvantumuuringu tutvustus Tallinnas Telliskivis, kui ma ei eksi. Selle kohta ka infot leiates Space Estonia LinkedInist ja uudiskirjadest. Ja 18–19 juuni toimub Tartu Observatooriumis 2 päeval ESA korraldatud üritused projektijuhtimise ja hankeprotsessi koolitus. Et kindlasti väga-väga kasulikud, milles osaleda eelkõige just neile, kes varasemalt ei ole kosmosevaldkonnaga ja ESA hangetega kokku puutunud. Et jah, suur soovitus. Ja lõpetuseks infot leiabki peamiselt Space Estonia lehel. Soovitan väga tellida igakuist uudiskirja, et igakuises uudiskirjas toovadki välja kõik peamised sündmused, mis lähiperioodidel ees ootavad. Nendest täpsemalt nad kirjeldavad oma LinkedIni lehel ja ka teistel sotsiaalmeediaplatvormidel. Ja lisaks Space Estoniale soovitan ka kindlasti hoida silma peal nii ESA kui EUSPA kodulehtedel ja sotsiaalmeediakanalitel ja tellida ka neid uudiskirju, et seal ka igakuiselt vähemalt tuleb väga palju olulist ja kasulikku infot. Ja minu poolt kõik. Aitäh! Jõudsingi pool tundi täpselt. Väga täpne tõesti, ma imestan, tänane päevakord lendab väga hästi. Aitäh sulle, hästi hea ülevaade. Panin mõned märkmed kirja selle ettekande jooksul ja sa lõpus katsid ikkagi kõik teemad ära, et midagi mul siia väga lisada ei ole. Meil tuli üks küsimus chati, et milliste valitsusväliste organisatsioonidega on tegevuse seaduse eelnõud kooskõlastatud. Urmas Kelly uurib. Millist kooskõlastatud on, ma pean nüüd peast. Peamiselt on avalik sektor, ministeeriumi, teisiga on konsulteeritud. Just, et need on jah, peamiselt samuti ka. Ma võin selle täpselt välja uurida, kirjutada siia chati, et ma praegu kahjuks peast kohe öelda ei oska. Nii, Urmas võtab sõna veel. Ma täpsustan, et kas Kaitsetööstuse ja Kosmosetööstuse Liiduga on ka see koostöö? Ja, just, on, ja. Okei, huvitav, okei. Super. Aga siis jah, Tudengisatelliit tõepoolest andis ka omad kommentaarid. Sealt tuli hästi palju tagasisidet. Nii, aga ma uurin korraks, et kas Sven on saabunud? Sven vist ei ole veel. Jõudsin, mul Teams otsustas täpselt midagi, mitte muu koostööd teha, aga ma jõudsin kohale. Imeline ajastus, siis ongi täpselt jõudnud järg sinu kätte, et Eesti ESA kõik arengud ja ees olevad tegevused. Palun. Okei, ma kohe jagan ekraani.
et see valesse otsa läks. Nii, ühesõnaga on ilusti näha. Väga ilus. Imeline. Ühesõnaga, slaidid on inglise keeles, räägin eesti keeles, kuna materjal on inglise keeles. Ühesõnaga, Sven olen mina, kes veel ei tea Eesti kosmose äriinkubaatorist ja käiks hästi põgusalt üle, et mis vahepeal juhtunud on, mis me teeme ja kuidas meil läinud on. Et korraks väike võrgustikuvaade ka, et siin vahepeal sai kogu see võrgustik 20-aastaseks. Veebruaris olid suured pidustused ja nüüd on ametlikult 33 pikki võrgustikuga seotud. Meie omal ajal olime 17, nii et me oleme juba ühed vanimate olijate hulgas varsti. Ja kogu see võrgustik on siis tegelikult tänaseks hetkeks juba toetanud üle 1800 ettevõtte ja kokku on siis 22 riiki, kus üldse need ESA-pikid on, et pluss siis nüüd on viimaste aegade areng on veel see, et on eraldi initsiatiivpikkide kõrval tekkinud nagu FreeLabid, kus on veel siis nagu teaduspõhised teemad, mis on hästi tihedalt ESA-pikkidega seotud. Et palju erinevaid arenguid. Korraks tuleks välja, et me ikkagi kõige suurem töövõit jääb eelmisesse aastasse, kui me tegime Tartus ESA-võrgustiku aastakonverentsi, mis siiamaani tuuakse alati välja kui viimase aegade kõige positiivse üritusena. Et meil oli au võõrustada 120 inimest üle 20 riigi Tartus väga ilusal suvises maikuus. Ja tänu sellele on väga palju uusi koostöövõimalusi sündinud just eelkõige rahvusvahelise tasemel, et väga paljude erinevate riikide jaoks sai Eesti ka kui asukohana väga hästi ära tõestatud. Aga meie enda eesmärgid ega väga palju muutunud ei ole, et meil on nüüd käesolev lepinguperiood on kuni aastani 2026. Eesmärk on toetada selle aja jooksul 15 ettevõtet, et kui hästi läheb, siis aastast 2026 edasi on meil äkki võimalus võtta rohkem ettevõtteid vastu. Praegu me võtame 5 ettevõtet aastas vastu. Mõtleme selle peale, et oma aastaseid eesmärke suurendada, et kuna huvi meie tegemiste vastu ja paistab läheb suuremaks ja tundub, et kogu see kosmosesektor just nagu startup-induse poole pealt on sellise buumi hetkel, et väga palju tuleb uusi huvitavaid tegevusi peale. Muidugi jätkuvalt tegeleme ju siis ka üldiselt suuremate ettevõtete teadlaste toetamisega, et neid ESA-ga kokku viia ja ka siis erinevate ettevõtetega kokku viia. Viimane statistika on see, et meil on, kuna meil oli just mai viimasel nädalal 16. hindamispaneel, mis oli ka viimase aja kõige tihedama konkurentsiga. Meil oli esimest korda kogu selle 7 aasta jooksul 11 taotlust ühes paneelis, mis on tavaliselt terve aasta peale. Ja me oli esimest korda ka terve selle aja jooksul olime sunnitud tegema 2-päevase hindamispaneeli. Et selline järjekordne huvitav milestone meie jaoks, aga tänase seisuga see on kokku on meil varsti olnud peaaegu 100 taotlust. Peaaegu 80 pitchi on olnud hindamispaneeli ees. Ja tänase seisuga meil on siis programmis 6 aktiivset ettevõtet, kellest 1 on nüüd lähinädalatel väljumas. 4 uut ettevõtet, kelle me valisime, aga kuna lepingud ei ole kõigil veel allkirjastatud, siis täna neid veel kõik nimesti saa välja hüüda. Aga võib-olla uuel nädalal saab uued nimed ka välja hüüda, kes meie programmiga liitusid. Kokku on 24 vilistlast ja jätkuvalt terve selle perioodi peale on meil ainult 2 inkubatsioonikatkestust olnud, et päris tore on, et nii karm ja tihe programm, aga et kõik ikka on võimsalt lõpuni vastu pidanud. Väärtuspakkumine on jätkuvalt meil sama, et 60 000 anname ilma raha osaluse võtmata toetust, kuni 50 tundi ärialast toetust, 20 tundi tehnilist toetust, 10 tundi intellektuaalomandi valdkonna toetust, pluss siis iga ligipääsu erinevatele üritustele ja võrgustikele terves Euroopas. Väikene mõju ülevaade, et kuna me jälgime kõiki oma portfelli ettevõtteid, et siis me jälgime nende nii-öelda kumulatiivset rahastust, tööjõumakse ja käibenumbreid. Tööjõumakse selge just sellepärast, kuna meil on ka linnad on kaasrahastajad.
et tegelikult kui nende spin-off kordajatest vaadata, et siis on väga ilusti joonistub välja see, et üks Esapik Estonia poolt toetatud euro aitab kaasa 15-kordselt käibele ja üle 60 korra praktiliselt siis täiendava rahastuse kaasamisele. Ja tänase hetke seisuga on meie ettevõtetel üle 200 kõrgväärtusega töötaja. Ja me enda jaoks hakkasime mingi hetk jälgima ka seda, et kui kiiresti alates programmiga liitumisest ettevõtted jõuavad esimese riskikapitali investeeringuni. Ja et on näha, et siis, et nii-öelda, kui võtta see mediaan keskmine, et siis on napilt alla aasta, aga aritmeetilise keskmisega on niisugune 1,5 aastat, et kui me võtame nagu süvatehnoloogia ettevõtted, siis 1,5 aastaga riskikapitali kaasamiseni jõudmine on tegelikult päris hea saavutus. Graafiliselt ka, et on näha, et kõik ettevõtted on jõudsalt kasvanud ilusti, et isegi COVID ei hävita neid vahepeal ära ja on näha, et kogu see käibed, maksud ja töötajate arv on kogu aeg olnud ilusti tõusutrendis. Kui me veel teeme pooleks kogu selle, kus see raha tuleb, et siis hakkab ilusti joonistuma juba see pilt ka, et mitte ainult kõik raha ei tule siis nii-öelda avalikest allikatest, et jah, softmoney'l, mis me ise kutsume, kuhu alla lähevad igasugused Euroopa grandid, Eesti grandid ja ka esarahastus. Et see on küll jätkuvalt peaaegu pool, aga me näeme, et ka erakapital hakkab päris tugevalt jõudma kohale, et vaikselt hakkab toimuma see muutus, et riskikapitali ettevõtted hakkavad järjest rohkem vaatama ka nii-öelda süvatehnoloogia ja ka just riistvarapõhiste süvatehnoloogia ja kosmosetehnoloogia ettevõtete poole, et päris tore, et on sellist nagu muutust näha. Siis kus meil tulevad ettevõtted, enamus on ikkagi otsekontaktid, ise räägime, samasugused üritused nagu täna siin. Väga suur osa on jätkuvalt ülikoolidel. Enam nii palju ei ole üritustel, häkatonidel, erinevatel innovatsiooniprogrammidel, üritustel. Aga jätkuvalt, et meil on ka programmides on ikkagi kolmandik on erinevaid ülikooli spin-off'e. Et siis on ülikoolides ja pealekasv on väga tugevalt meie kogu seda portfelli toetanud. Kes meil täna sees on uus täiesti erinevaid ettevõtted. Max Joule, kes tegeleb primaarakude tootmisega, Dara Robotics, kes tegeleb siis automaatse navigeerimise süsteemiga GPS denial keskkonnas. Geolinks kasutab kaugseiret, et erinevate probleemi lahendamiseks. Caltech arendab mikrotorudest koosnevaid kütuselemente. Gridriven on ettevõte, kes siis kasutab kaugseiret ja tuuleandmeid selleks, et saada võimalikult efektiivset siis elektriliinide toimimist, et nende tehnoloogia aitab siis 30% rohkem elektrit läbi kõrgepingeliinide suunata ja nemad ka hiljuti kaasasid peaaegu 4 miljonit eurot selleks, et Ameerika turule siseneda, et üks meie viimase aja nii-öelda staaridest ja Vale Airships, kes siis ehitab HAPS või stratosfääri droone erinevate asjade katsetamiseks. Mis ma mõtlesin, ma toon välja veel, et kuna see kosmos alati tundub niisugune raketiteadus, et siis on niisugune hea näide, et kuidas tegelikult see kosmose innovatsioon võib ükskõik kust tulla. Et meil oli siin praegune vilistlane Rightstep Health, kes alustas üldse tervisetehnoloogia ettevõttena ja tegeles luude hõrenemise uurimisega. Ja kui ta juhuse läbi Knessi meieni jõudis, tuli välja, et kogu see asi on väga asjakohane ka erinevate astronautidele, kuna lisaks lihase kaole on ka nii-öelda luustiku kadu päris suur seal ja nad suutsid selle sama asja ära tõestada tänu meie programmile eelmise aasta novembris, kui nad käisid kaalutoleku lennul ja tänaseks hetkeks tegelikkuses see sama nii-öelda nende tehnoloogia on päris potentsiaalne, nii-öelda, kui me hakkame mõtlema tulevasi uue Marsi missioone, et kuidas inimesed saavad siis oma tervist, just luutervist säästa targalt treenides, kui sul on keskkond, kus sul gravitatsiooni mõju nii nagu maa peal. Väga tublid toimetavad, ESA-ga teevad koostööd, said ka hiljuti RPA rahastuse. Et selline hea näide, kuidas tervisest võib jõuda kosmoseni.
teine tore näide on Upcatalust, kes on meie nüüd üks kõige suurema käibega ettevõtteid, et kelle põhitoode on ju süsinikmusta tootmine, nanomaterjalid elektriautode akudele. Ja kui nende nii-öelda sellesama protsessi kõrvalprodukt on see, et kui nad CO2 seovad ja sellest saab hapnikud ja siis tekkis neil ka kohe link, et tulevastele Marsi missioonidele võiks täitsa kasu olla nende tehnoloogiast ja tänaseks nad on üks ettevõte, kes on kõige rohkem raha kaasanud, kaasa arvatud sellega, et nad said siis investeerimislaenu Euroopa investeerimispangalt, mis on täiesti erakordne nii-öelda meie ettevõtetele. Muud saavutused, et meie esimesed valitud ettevõtted siin Spaceit ja Capacet arendavad esimese Eesti kommertssatelliidimissioone. Eesti äriinkubaatori soovitusindeks on võrgustiku üks kõige kõrgemaid siiamaani jätkuvalt. Alati oleme top 5 hulgas, et võrreldes teiste riikidega. Et meil on siin palju kosmosemissioonides osalejaid ja ettevõtted väga tublisti ka tegelevad ESA täiendavate hangetega. Ja kui lihtsalt etteruttavalt mõelda veel ka, mis saama hakkab, et kõigepealt tuleb suvi tasakest ära teha ja sügisest siis hakkab teile uusi ettevõtted skautima, et suure tõenäosusega meil järgmine siis hindamispaneel jääb kuskile sügisesse, kas hilis-oktoober, varajane november. Vaatame vastavalt sellele, kuidas erinevad üritused Euroopas toimuvad, et kui startupid on mööda ilma laiali, siis nad üldjuhul väga ei taha meile taotlusi kirjutada, et aur läheb mujale. Ja need, kes me nüüd valisime, et nendega me hakkame toimetama ja tegutsema ja eks meid saab olema näha igasugustel erinevatel üritustel terve selle nii-öelda sügishooaja raames. Aga esimese hooga ma palju rohkem midagi ei oskagi öelda, et kui keegi tahab või mu käest küsida igasuguseid asju, et küsimustele on oluliselt toredam vastata, kui lihtsalt juttu ajada. Vot, nõndaks. Super. Hector, just for you to follow as well. It's an opportunity. We have about 5-6 minutes for questions. So if you have any questions, you can feel free, because I know that this is probably going to be the only presentation you could follow. Not a problem. I'll do my best. I appreciate the outlook on the incubation component and how some of these projects are helping to develop the greater space community. I don't have any questions, but I'm very interested in how those first couple missions, the actual first commercialization of space for Estonia will play, and maybe that's something that we can look for on the Space ISAC side, so we can kind of understand how the greater space marketplace is building within Estonia. Definitely, since as Estonia doesn't have the usual heritage space industry, it's that we have to work what we have. Definitely, if you're up, we can have a continuous call and again tell you more in depth of what's happening from the business incubation side and how we've been supporting the companies since 2017 and what could be the next steps and maybe some input from your side as well. So I'm up for a chat. No, thank you. Thank you very much. I'll put my email in the chat as well, because that would be really interesting. We look at incidents, threats, and vulnerabilities in the Space ISAC, and that includes in venture capital in the business incubation side of the house and how space technologies are developing, because especially with the level of adversarial elements that are present in different space communities, space supply chains, it's something always of interest for us to keep in mind when we take a look at a greater space community, how many of those investments could potentially have considerations that will potentially open a door for adversarial possession of intellectual property, but also adversarial future attacks, leaving the door open
for those items. But I'll put my info in the chat. I think I'd be really interested to take a look at your perspective on those threats, incidents, and vulnerabilities. And thank you very much for the opportunity for me to listen. And I'll definitely brush up on my my languages. So thank you. Yeah, definitely. Thanks. And I'll be in touch with you. Great. Kui rohkem küsimusi ei ole, mis paistab, et ei ole, siis liigume edasi Eesti tudengi raketi tutvustuse juurde, et Hannes võib ennast valmis panna. Hannes on siis Eesti tudengi raketi asutaja, täiesti uus nägu ilmselt paljudele siin, aga seda põnevam on see ettekanne, et Hannes, palun. Ja tänan. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Hannes ja täna ma tutvustan Eesti tudengi raketti. Niisiis kõigepealt asutajatest. Üheks asutajaks on Sergei Sarapuu, kes nüüdseks on ka siis tudengi satelliidi tegevjuht ning on olnud seal juba üle 3 aasta. Ma olen samuti praegult tegelikult tudengi satelliidi liige ning tegutsen aktiivselt SUTS-projektis ning olen asendi määramise kontrolli süsteemi tiimijuht ning tudengiraketis projektijuht. Siis oleks kasulik kõigepealt tuua välja, et mis on tudengiraketi eesmärgid, ehk siis, et miks see üldse tehtud sai ning mida me saavutada soovime. Peamiseks eesmärgiks on koolitada siis välja järgmisi raketivaldkonna spetsialiste, kuna praegult see Eestis on põhimõtteliselt puudulik, ei ole ühtegi sellist õppekava ülikoolides ning kui sa seda õppida soovid, siis sa pead põhimõtteliselt minema välismaale. Seega seda tehes me motiveerime tulevasi tudengeid jääma Eestisse. Ja seda tehes siis muidugi rakettide ja erinevate uute lahenduste väljatöötamine. Et üheks väljundiks, kuidas seda teha ja mis on väga populaarne ka välismaal, nii Euroopas kui ka siis USAs, on erinevad raketivõistlused. Euroopas on üheks selliseks võimaluseks EUROC, millest ma räägin natukene ka hiljem. Aga see on seatud meie esimeseks suuremaks eesmärgiks. Lisaks siis vaadates natuke ka tulevikku, näeme me seda, et me saaksime pakkuda enda raketiplatvormi erinevate lastide lennutamiseks ja testimiseks. Et olgu siis mõni teadustöö või mõne ettevõtte siis testimiseks, et see võib olla mida iganes. Tudengiraketil on ka väga kogenud ja head mentorid. Üheks neist on näiteks Tiziano, kes on ka siis Lennuakadeemias külalislektor ja kosmosevaldkonnas töötanud juba väga pikalt, et juba ka praegult esimese prototüübi arenduse juures pidevalt saame talt nõu ja abi küsida. Lisaks on siis tudengisatelliidist, et kuigi nagu satelliit ja rakett on erinevad asjad, siis sellegipoolest projektijuhtimise ja nõuete seadmise poole pealt on väga kasulik kogu abi ja nõu, mis sealt on tulnud. Tudengiraketil on ka väga kogenud ja hea tiim. Ma olen väga uhke ja mul on väga hea meel, et need inimesed on kokku tulnud, et siia panustada. Et Andres, kes tegeleb raketis juhtimissüsteemidega, hiljuti kaitses ka edukalt enda bakalaureuse töö sellel teemal. Michelle, kes samuti kaitses eile enda bakalaureuse töö ning on SCUB2 siis töötanud elektroonikainsenerina. Ja Toomas, kes samuti kaitses enda bakalaureuse töö, on Kuupkulguris tarkvaraarendaja ning üsna põhjalikult ka kokku puutunud mehaanikaarendusega. Ja Nikita, kes siis on tulnud meile Lennuakadeemiast, et kui mina, Andres ja Toomas õpime Tartu Ülikoolis arvutitehnikat, et siis Nikita on tulnud Lennuakadeemiast ja aitab selle poole pealt. Praegult meie tiim otsib ka kommunikatsioonitiimi liikmeid, seega kui oskate soovitada või siis on abi teretulnud selle koha pealt. Siin on siis suurem ülevaade meie ajakavast, et sellel aastal on plaan saada
vähemalt 2 prototüüpi arendatud, et esimese prototüübi arendus on juba alanud ja järgmisega soovime siis sügisest jätkata. Et see kindlasti siin ka muutub, aga ütleme, et see on niisugune nagu minimaalne, mis peab olema saavutatud, et me jõuaksime järgmise aasta oktoobris Eurokile. Nii, natuke rohkem ka siis esimesest prototüübist, et selle planeerimine, kavandamine sai alguses enam-vähem veebruari lõpus, märtsi alguses ja kohe algusest peale oli meil seatud siis eesmärgiks, et suve alguses peaks olema ta sellises faasis, et meil on võimalik tellida vajalikud komponendid, meil oleksid seatud nõuded ning et me saaksime hakata päriselt siis riistvara ja erinevate siis tarkvara lahenduste implementeerimisega. Ehk siis, et jõuda see suve lõpuks valmis. Selle me oleme ka praegu saavutanud, ehk siis projekt on sealmaal, et meil on nõuded seatud, meil on tegelikult esimesed komponendid tellitud ning täna on meil esimene tudengiraketi tööpäev tulemas. Ehk siis raketi enda nimi on PACE. Eesmärk on saavutada kõrgus vähemalt 700 meetrit ning peamiselt siis testida, et kui edukalt me suudame selle eraldussüsteemi ehk siis langevarju avada ja kuna me kasutame sealt tavalisest konventsionaalsest viisist natukene teistsugust süsteemi, siis jah, seda tuleb enne väga palju testida. Ning lisaks siis tuleviku vaates soovime ka juba algusest peale asendi asukoha määramise algoritmi arendama hakata. Ja mõnedeks näitajateks on siis see, et kasutame i-mootorit, mis on, ütleme, üldiselt alustatakse märksa väiksema impulsimuuduga mootoritest, aga jah, me oleme, kuna ta kõrgus on juba üsna suur, siis valinud ka selle pärast võimsama mootori. Ning jah, ütleme disaini koha pealt siin kindlasti asju veel muutub jooksvalt, aga suures pildis jah, et kuna ta kiirus jääb helikiirusest märksa väiksemaks, siis see ei ole nii karm aerodünaamilise seisukohalt, aga sellegipoolest me oleme tiibade ja erinevate teiste elementide disainil sellega arvestanud ja suutnud sealt mõned meetrid välja pigistada. Järgmise aasta plaan on siis jätkata nende prototüüpide arendusega. Ja tegelikult on idee selline, et enne kui me läheme Eurokile, ehk siis arendame 5. mudelit, siis 4. ja 5. mudel, nagu siin, et 3. on endiselt mis läheb pigem madalamale, aga kuna me Eurokil soovime võistelda 3 kilomeetri kategoorias, siis et 4. ja 5. prototüüp ja 5. on siis see, millega me võistlema läheme, oleksid võimalikult sarnased. Aga et enne võistlust oleks meil võimalik testida, kui hästi me selle kõrguse saavutada suudame. Et Eurokil on teadupärast, su eesmärk on saavutada 3 kilomeetrit võimalikult täpselt ja seal on erinevaid viise, kuidas seda teha ja enne seda tuleb ideaalisse meil läbi katsetada. Sealt edasi vaadates, kui kõik läheb nii nagu soovitud, saame me jätkata siis kõrgemale minevate rakettide arendusega. Näiteks siis Eurokil on ka teine kategooria, mis on siis 9 kilomeetrit ja jätkata sealt, kus tuleb iga põhimõtteliselt kilomeetrid teeb asja keerulisemaks, sest et mootor on suurem, kiirused on suuremad ning just rohkem tuleb rõhku ka panna siis struktuuridisainil, et kui vastupidavad on ning vajalikud siis analüüsid enne läbi viia simulatsioonid. Ja kohe algusest peale mainin ka selle ära, et me soovime arendada enda mootorit. See aasta ei pruugi olla 2028, ideaalis me tahaksime sellega alustada palju varem. Ja tüübi koha pealt siis praegult on see veel lahtine, aga ilmselt ta siis saab olema tahkekütusmootor. Ja sealt edasi selles mõttes ei piira meid otseselt nagu miski, välja arvatud siis Transpordiamet, aga et me sooviksime ideaalis minna järjest kõrgemale. Ja mida me praegu siis otsime? Esiteks 2025 aastaks on meil siiski vaja veel toetusi, et jätkata sügisel enne prototüüpide arendusega. Ja lisaks siis sellele, et kui me soovime sel aastal minna Eurokit vaatama, tutvuma tiimidega, saada selle
kogukonnaga paremini tuttavaks oleks selle reisi jaoks samuti raha vaja. Ja 2026, kui me alustame ka EUROC-i võistlusmudeli raketiarendust, oleks selle jaoks toetust vaja. Ning rakettide ning tiimi kasvamisel muutub ka väga kriitiliseks ruumid, et kus me praegult oleme siin füüsikumis, siis ühel hetkel nendest ruumidest ei piisa. Ja praegult siis, nagu ka eelnevalt mainitud, on meil Disianoga ja läbi temaga siis põhimõtteliselt Lennuakadeemiaga selline praegu küll veel mitteametlik koostöö, aga põhimõtteliselt selle Rocket Propulsion kursuse raames, kus ka sel aastal, eelmisel aastal arendati rakett, mis edukalt saavutas 450 meetrit, siis sellel aastal oleks põhimõtteliselt võimalik jõudu ühendada. Ehk siis, et selle kursuse raames tuleks meile uusi tudengeid ja nemad saaksid praktilise väljundi enda kursusele. Siis kosmosebüroost on tulnud erinevaid häid kontakte ning soovitusi põhimõtteliselt, kuidas navigeerida sellel kosmosemaastikul Eestis. Ning erinevad rahvusvahelised kontaktid, et mul endal on olnud paar koosolekut Aquilo tiimiga ja sealt on tulnud neilt väga palju abi, nad on jaganud enda mingeid tehnilisi dokumente, et see on olnud suureks abiks. Ning natuke aega tagasi avalikustasime ka enda esimese ametliku partneri, kelleks on Frankenburg, ning nende poolt on samuti mentorlus ning ka rahane toetus, mis võimaldab meil praegult esimese prototüübi arendust üldse läbi viia. Seaduste koha pealt tasub ära mainida, et meil on õhuruumi kasutamisega siis Kaitseministeeriumiga põhimõtteliselt kokku lepitud, mitte küll konkreetses päevas veel, aga me oleme saanud nendega rääkida ning nad oleksid nõus laskma enda ühte harjutusvälja kasutada meie testide jaoks, vähemalt alguses. Ning kuna raketimootor ise kuulub B2 kategooriasse ning läbi Disiano meil on inimene, kes on sellega varem kokku puutunud, siis sealt regulatsioonide mõttes meil probleeme ei teki. Aga see on minu poolt praegu kõik. Siin on siis toodud meilid välja LinkedInis ja Instagramis ja mujal saate samuti meid jälgima hakata. Kui on küsimusi, siis vastan meeleldi. Nii. Aitäh sulle, Hannes. Väga hea ülevaade. Detailne. Aga kui ei ole küsimusi, siis teil on Hannes ja Sirli kontaktid, siis võtke kindlasti ühendust ja oleme uuele tudengiorganisatsioonile nõu ja jõuga toeks, et need raketid lendaks ja lendaks kõrgele ja hästi. Aitäh. Okei, aga siis liigume edasi haridusteemadega ja astronaudi teema juurde. Et Riin on meil siin kõnes. Riin räägib meile siis, mis saab astronaudi konkursist edasi. Sel aastal ja edasi. Väga ilusad slaidid. Palun. Tere! Mina olen Riin ja mina esindan siis sellist meeskonda nagu Quark ja meie oleme need inimesed, kes järgmise 4 aasta jooksul veavad eest projekti Eesti otsib astronauti. Ma natuke tutvustan meie meeskonda ka, et meie oleme need inimesed, keda ilmselt, kes seostatakse kõige rohkem Rakett 69-ga, ehk siis me oleme meeskond, kes 15 aastat on teinud raketi ülesandeid. Ja hetkel me teeme ka Luksemburgis sellist saadet nagu Take-Off, nii et me toodame ka sinna ülesandeid. Ja muus ajas igapäevaselt teeme siis erinevaid teaduspopulariseerimise tegevusi. Aga järgmisena see Eesti otsib astronauti, ilmselt olete kursis, aga igaks juhuks käin üle, et on kasvanud siis sellisest initsiatiivist nagu Päev astronaudiga ja see sai alguse Portugalist.
Eelmisel aastal viis läbi konkurssi AHHA teaduskeskus ja eesmärk on leida siis 10 noort, kes tutvustaks matik- ja kosmosevaldkonda ja viia nad lendama parapoollennuga. Meie eesmärk oma siis konkurssiga on tegelikult luua selline lahe nagu võimalus, et teha midagi, mida tavaliselt inimesed ei teeks. Ehk siis meie eesmärk on teha kogu see astronautide valikuprotsess niivõrd põnevaks, kaasahaarjavaks ja ägedaks, et kõik tahaksid saada osa sellest protsessist. Et see, et lennule saada, on niisugune tore, vahva boonus, aga et noored ei oleks kurvad, et kui nad ei saa sinna, sest see eelnev kogemus on olnud nii äge. Ja nüüd ma tutvustangi siis järgnevalt meie siis ideed, millega me vaikselt oleme pihta hakanud. Ja see koosneb meil 4 etapist ja keskendub siis astronautide valikuprotsessile, on siis inspireeritud selles ja saavad osaleda 13–19-aastased noored ja peamiselt siis tahamegi tutvustada neile valdkonda, hiljem tutvustada läbi nende valdkonda ja näidata, kui ägedaid asju saab teha kosmoses. Esimese etapina tuleb meil veebimäng, mille eesmärk on siis, et kõik inimesed saaksid proovida ja panna proovile oma kognitiivsed võimekused. Siin on väike screenshot meie prototüübist, mäng on arendamisel. Meie eesmärk on juuli keskel siis kodulehel avalikustada ja seda saab siis mängida kõik ja sinna pärast siis mängu lõppu tuleb skoor ja sul on võimalus siis anda huvi üles, anda märku, et tere, ma tahaksin osaleda ka selles projektis. Aga muidu on see lihtsalt vahva, seal on erinevad näiteks nuputamisülesanded, mis on ka erineva raskustasemega ehk siis ja on piiratud aja jooksul, ehk siis on väga selline endale ka väga hasarti tekitav ja seda saab kindlasti mängida mitu korda, et kui tahad teha oma tulemust üle, siis on alati see võimalus. Ja sellega siis seda me levitame mängu igal pool, kõikides võimalikes kanalites, et siis kutsuda võimalikult palju ja tutvustada inimestele projekti. Teise etapina tuleb selline loov kodutöö. Selle me saadame siis kõikidele, kes on olnud mänginud mängu ja on oma kontaktandmed jätnud. Ja see siis oleks esimene etapp, kus päriselt need, kes on huvitatud sellest astronaudiks saamisest, saavad siis teha kodutöö ja näidata oma huvi üles. Kodutööd tuleb hästi selline lihtne, ei pea tegema endast videot ega kuidagi jäädvustama ennast, vaid see lihtsalt on, et sa kirjutad ette antud teemal niisuguse lühijutu. Näiteks, et mis viimati inspireeris mind filmimaailmas või mis inspireeris mind tänaval liikudes, mis inspireeris mind, kui ma vaatasin taevasse, mis ma seal nägin. Et see on selline lühike, see on loov ja sellega me saame siis vaadata, kui suur on üldse inimeste motivatsioon. Kodutööst me valime välja siis 60 noort, kes lähevad laagrisse ja laager toimub meil 27–29 august. See toimub Tallinnas või Tallinna lähistel ja see on jagatud 3 päevaks. Esimene päev on valdkonna tutvustus, kus me koostöös SRO-ga ja teiste ettevõtetega teeme sellise valdkonda tutvustava päeva, saab teha erinevaid käed külge tegevusi ja siis nad noored saavad omavahel rohkem tuttavaks. Teisel päeval tuleb füüsiliste tegevuste kontroll, mis me ei saa praegu avalikustada 100% oma koostööpartnerit, aga võin öelda, et see tuleb sellises kohas, kuhu tavainimene igapäevaselt ligi ei pääse ja saab teha selliseid tegevusi, mida saavad ainult nagu top-eliidid teha Eestis
nii et see tuleb kindlasti väga põnev ja me loodame, et noortele ka jääb meelde. 3. päeval on nuputamine ja käelised tegevused ja me paneme tööle nende nutikuse. Ja 3 päeva jooksul meil on siis selline hindamissüsteem, kus me hindame noorte siis pädevust erinevates valdkondades. Neid otseselt ei panda tööle võistlema omavahel, vaid nad saavad siis oma lahendusoskuse ja oma siis edukusele erinevaid punkte. Ja selle kogu protsessi lõpuks me valime 20 inimest, kes siis saavad nii-öelda tähejahivooru, kus on intervjuud ja meditsiiniline test. Ja see on see aasta ka otse pärast laagrit, ehk siis lühikese ajaraami tõttu me oleme selle surunud kõik kokku. Et siis tuleb väga-väga intensiivsed 4 päeva, aga loodame, et väga põnevad 4 päeva. Ja selle põhjal valitakse välja 10 astronauti, kes siis saavad võimaluse minna parapool-lennule Luksemburgi. Luksemburgi lend toimub 14-15 oktoober. Lend ise on 15. oktoobril, aga 14. oktoober on selline eelpäev, kus terve päev otsa siis koostöös Austria ja Luksemburgiga on erinevad tegevused. Noored saavad omavahel tuttavaks, saavad rahvusvahelist kogemust, käime vaatamas ilmselt, kuidas Luksemburgis kosmosetegevused on, saavad meedia- ja suhtluskoolitusi. Ja siis 15. on neil lend. Ja kindlasti saavad ka Luksemburgis väga palju ringi vaadata. Pärast lendu on meil plaanis teha selline tänuüritus uudishimupäeval, mis on põhiliselt nagu suur fännipäev kõikidele astronautidele. Ehk siis see on tervele avalikkusele. Seal saab teha erinevaid tegevusi, saab kindlasti tutvuda nende noortega ja saab teha erinevaid tegevusi ja selline põnev, võiks öelda, et selline kogu pere päev on tulemas. Ja see kõik on siis meie 2025 siis aasta siis astronaudi konkurss. Ja sellega ma lõpetakski. Nii et kui teil on küsimusi, siis hea meelega vastan. Hullult lahe. Minul tekkis küll tunne, et appi ma tahaks ise tulla osalema. Võib-olla ma küsiks ise, kui kellegi teisel ei ole küsimust. Ma arvan, et selle teema kohta võib küsimusi tulla küll. See on täiesti esimene kord, kui me jälle ka nüüd selle 2025. aasta konkursi tutvustame, et hästi põnev. Võib-olla sa räägiksid natuke sellest, kuidas te olete plaaninud meediat kaasata, kuidas see jõuab nii-öelda, kuidas see info siis kõikidele asjaosalistele jõuab, et mis on mingid sellised ägedamad outreaching üritused või strateegiad, mis te kasutate? Meie pealmiseks, kuna meil on meie siis meeskonnas, meie kommunikatsioonijuht on tegutsev ka Rakett 69 erinevate siis nende erinevate teiste noorteorganisatsioonide, vabandust, mõte jääks siis kokku, erinevate noorteorganisatsioonide siis kommunikatsiooniga, siis peamiselt me suuname alguses nende kaudu. Siis meil on tulemas Delfi kogu terve protsessi vältel Delfi teemaleht, ehk siis seal ilmuvad erinevad artiklid. Siis meil on, kindlasti me käime tutvustamas seda erinevatel siis meie koostööpartnerite üritustel ja peamiselt me siis levitame siis juba olemasolevatel, kui me teame, et näiteks ESERO korraldab mingit üritust või siis ka näiteks HK Unicorn Squad või Rakett 69 on juba nagu aastatega tekkinud selline fännibaas, siis nende kaudu on peamiselt, siis me loodame levitada ja et kindlasti esimene aasta on see raskem, aga me loodame, et kui
levib sõna, kui lahe see tuleb ja kui äge see on, et siis järgnevatel aastatel juba selle kogemuse pealt nagu tuleb suurem huvi selle kohta. Et näiteks ma võin öelda, et Luksemburgis nemad said 400 kandidaati tuli neile. Vau. Jah. Väga hea saavutus. Jah, et see Austria nüüd, nemad eelmine nädal startisid oma siis selle programmiga, aga Luksemburg on väga kiire, nendel on juba 10 olemas, 10 kandidaati olemas. Et jah, nemad alustasid kevadel sellega. Nendel noortel tuleb keeruline suvi, et seda lendu oodates. Jah, neil on põnevust on palju. Ja võib-olla ka nii, jah. Ja siis meil on plaanis teha ka Luksemburgi, Austria ja meiega siis selline online webinar suvel, 3 siis webinari, ühed erinevad riigid siis korraldavad, kus me siis tutvustame valdkonda ja ka seda projekti. Ja see on siis mõeldud kõikidele, kes siis tulevad siis, et seda me saame ka siis laiemale avalikkusele levitada, sest seal on ka rohkem nagu sellist, mis ei ole ainult projektiga seotud, aga ka rohkem niisugust kaudset informatsiooni ja võib-olla põnevat infot, mida siis saab jagada. Hullult tahe. Siit üleskutsega võib-olla kõikidele osalejatele siis, et aidake meil seda infot levitada enda suhtlusringkondades ja ka erialaselt ja kui on küsimusi või saadan ka need slaidid hiljem järgi kõigile, et siis võite ka Riinuga julgelt ühendust võtta. Me kindlasti võtame teiega ühendust, kui me oleme saanud üles veebilehed ja mängu, et kindlasti kõikidel levitatakse ja ma loodan, et kõik soovitavad seda vähemalt oma tuttavate lastele. Mina enda lastele kindlasti soovitan. Väga hea tore. Nii, aga siin on nüüd astronaudi entusiastilt küsimus tulevase 4. vooru tervisetesti kohta. Üks noor langes eelmisel aastal tervisevoorus välja ühe ootamatu näitaja tõttu, käis hiljem kõik uuesti läbi kardionoloogini välja, kes tõdes, et see on kasvu ja trenni tingimuste tõttu iseärasus, mis ei sega kuidagi. Kas on võimalik, et kui peaks sel aastal osalema ja nii kaugele jõudma, siis läheb arvesse ka kardioloogi arvamus terviseportaalis? See on üsna keeruline detailne küsimus. Ja sellega on niimoodi, et me üritame teha, meil oli just koosolek Novaspace'iga seoses kogu selle meditsiini poolega, et neil on hästi tugevad tingimused, mis siis nagu läheb arvesse ja mis dokumentatsioonid lähevad arvesse ja mis ei lähe arvesse. Et kindlasti me üritame teha selle võimalikult selgeks ja loodame lihtsalt, et sellist asja ei juhtu, aga ma hetkel ei saa öelda, et seda ei võiks juhtuda, aga me teeme kõik endast oleneva, et kõik, kes sinna nagu jõuavad, et kohe alguses oleks ka selge, et mis tingimustele peab vastama, et siis juba vajadusel siis sellega saab välistada, et kui peaks midagi olema. Ja sel aastal tegelikult on ka see teistmoodi, et eelmine aasta oli meditsiinivoor kõige viimane, mis tähendas seda, et need, kes siis meditsiinivoorust edasi ei saanud, nad tulid on ju varud nende asemel, aga nad justkui, neil oli juba see nii-öelda võidu elamus käes, et sel korral seda ei juhtu. Seda me see test tuleb 20 noorel, et ei tekiks seda olukorda, et sa oled justkui selle tiitli saanud ja siis tuleb välja, et mingisuguse sinust olenematu põhjuse tõttu, mida sa ei saa kontrollida, siis et sa peaksid justkui loobuma sellest võimalusest ja ka mõnes mõttes tiitlist.
et sellepärast meie eesmärk on jah, et me testiks läbi rohkem noori. Super, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma tänan Triinu väga põneva ettekande eest ja ma näen, et heli on juba liinil, et siis ma liiguks edasi ESERO tegevuste juurde ja teeks ülevaate nendest. Ja tere kõigile ka minu poolt. Mul on üle tüki aja hea meel jälle siin teiega jagada seda, mida ESERO Eesti teeb. Nimelt siis iga aastaga oleme me aina oma tegevuste osas nagu laiendanud seda õpilaste hulka erinevate sihtgruppide kaudu ja tegevuste kaudu. Ja siis ma räägiksingi sellest, mis meil on võib-olla sellel poolaastal väga hästi läinud ja siis see, mis siis sellest tulenevalt on tulevikus veel ees ootamas. Niisiis, meil on tulemas kohe varsti, kui 3 nädalat me ära puhkame külastuskeskuses, siis teadusmalev. Inglise keeles on selles minu meelest nagu üliäge pealkiri, mis mitte kunagi kellelegi meelde ei jää, on Science Task Force. Ja selle eesmärk on siis see, et üle Eesti on võimalus õpilastel kandideerida observatooriumisse teadusmalevasse ja teadusmalev tähendab seda, et 2,5 nädalat teevad nad teadustööd koostöös siis meie maja teadlastega ja kui tegelikult sedasama teadusmalevat on alustatud ju Escube 1 alates, aga toona olid seotud kõik tegevused selle satelliidi ehitamisega, siis viimased 4 aastat on teadusmalev siis pigem kogu observatooriumit tutvustav, ehk siis need õpilased, kes meile kandideerivad malevasse, siis nende puhul on see, et kõikidesse erinevatesse valdkondadesse, millega observatooriumis tegeletakse, on võimalik siis kandideerida. Ja peakski ütlema, et kõige suurema konkurentsiga on kosmoloogia ja tähefüüsika ning väga palju ei jää alla ikkagi laborid ja satelliitide ehitamine. Ja see on meil nüüd väga tublisti toime või nagu käima saanud ja see konkurss on 66 last kandideerib 14 kohale või 15 kohale sõltuvalt aastast. Ja teadusmaleva raames antakse siis õpilastele ka stipendiumi, mille annab välja siis Tartu Hansa Rotary klubi. Ja nad elavadki Nõo Reaalgümnaasiumi ühikas ja on kogu aeg seal olemas. Ja nendest, mis mul on nagu väga hea meel, mida ma nagu 4. aastat seda tehes olen näinud ja miks see on oluline ja miks teadlased iga aasta oma suvisest ajast on nõus nendesse noortesse panustama, on see kogukond, kes sellest tekib, et meil on juba vilistlasõhtud iga laager ja nad soovivad omavahelt nagu suhtluses veel edaspidi olla ja kui need on ägedad noored, kes panustavad ja viitsivad pingutada suvel teaduse või õppimise nimel, et siis nii põnev on vaadata, kuidas nendest kogukondadest need noored nagu ka aastaid hiljem tulevad jälle meile või kuskil pildis on ja tulevad tagasi ka observatooriumisse teadust tegema. Et see on see koht ka, kus teadlased näevad seda nagu otsest kasu endile, et kui tuleb üks gümnaasiumi 11. klassi noor, nende juurde teeb oma uurimustöö ära, saab kaitstud, siis on aasta aega sellist nagu lõtku, kus me ei kuule neist väga midagi, aga siis, kui nad ülikooli astuvad, siis nad tulevad kohe esimesel aastal jälle meie juurde tagasi ja niimoodi me oleme nagu endale keskkoolis saanud juba siis selle järeltuleva põlve kosmosevaldkonda. Ehk siis see välp nende noorte kasvatamiseks peab algama juba ikkagi ka isegi ennem keskkooli, aga et keskkoolis me juba näeme seda reaalselt, seda tulemust. Ja sellepärast me tegeleme
nende noortega väga mitmeti. Teine asi, aga siis selles mõttes, kui teadusmaal on siin suunatud ja hästi tugevasti sellele 15 noorele, siis teine üritus on meil karjääriredel kosmosesse, mis sellel aastal toimub oktoobris ja kuna ta toimub oktoobris ja kõik, kes observatooriumid teavad, et maja ei ole kummist ja meie ambitsioon on sellel aastal kokku kutsuda 500 noort, siis nad ei mahu kõik sinna observatooriumisse ära ja oktoobris on külm, et ei saa õuealal ka enam telkides toimetada, siis sellel aastal oleme Tartu Tamme gümnaasiumis, kus on meil väga hea ligipääs ka keemikumi laboritele. Meil on räägitud meditsiinikooliga, läbirääkimised käivad füüsikumiga, et need karjääripäev on siis päev, kus erinevad Tartu Ülikooli ja nüüd ka juba Tallinna Tehnikakõrgkool ja TalTechi osakonnad või instituudid tulevad, tutvustavad oma valdkonda läbi kosmose prisma või läbi kosmose teema. Ja meil on kaasatud ka erinevad ettevõtted ja miks ma täna ka siin olen, on see, et võib-olla on mõni ettevõte, kes ei ole veel seotud karjääripäeva tegevustega, aga et soovib oma ettevõtet ja oma seda valdkonda või siis seda giving back mentality't kasutada kuidagi sihtotstarbepäraselt ja elujõulises kontekstis, et siis see karjääripäev on see, kuhu ma nagu kutsun üles kõiki panustama. Me võtame 500 noort üle Eesti, me teeme töötoad, mis on grupi suurusega kuni 10 õpilast ja siis 1,5 tundi on käelised tegevused või sellised praktilised tegevused, mida need õpilased saavad siis teha. Meil on Skeleton teinud mitu aastat järjest oma superkondensaatoreid, KPZ-aga on väga hea kogemus selles osas, et koostöös nende ettevõtte inimestega on välja töötatud siis konkreetne pilvemaski töötuba õpilaste jaoks, et see oleks nagu piisavalt selline pingutust pakkuv, aga samas ka nagu lastele arusaadav ja ikkagi seotud ikkagi sellega, mida KPZ siis oma igapäevatöös osaliselt teeb. Et sellised väga head koostööettevõtted on meil olnud, lisaks veel kindlasti Milrem ja siis on meil CGI käinud ja et neid ettevõtteid on, aga kui siin on veel inimesi, kes tahavad panustada, siis on väga oodatud. Et see tuleb ka meil nüüd kohe varsti. Järgmine tegevus on, mis meil läheb nagu suuremalt tööle, on Mooncamp Challenge. Need on siis Euroopa Kosmoseagentuuri erinevad üleskutsed, mida nad noortele on teinud ja need on mõeldud gümnaasiumile ja põhikoolile. Mõned on isegi algklassidele, aga siin antud kontekstis ma ei ole neid välja toonud. Aga Kuu asula on võib-olla, miks ma selle siin välja toon, on see, et me soovime siseriiklikku võistlust korraldada. Üldiselt Euroopas on trendid sellised, et ühtegi võistlust, sest keskselt enam sellises vanuses lastele, et lihtsalt populariseerida teadust või tehnoloogiat läbi kosmose valdkonna, enam võistlusi väga ei taheta korraldada, sest et erinevates riikides on erinevad keerukused sellega ja kuidas need õpilased tunnevad ennast ja mitte neid kurvastada, et nad ei olnud esimesed ega teised, vaid jäid 5. või 7, siis see võistlus ei korraldata. Aga meie plaan on ikkagi see, et olles Eesti õpetajatega läbi rääkinud, et Eestis me korraldame siseriikliku võistluse Mooncampi teemal. Mooncamp on laienenud nüüd natukene ka Mooncamp või siis Marscamp, et nii Kuu kui Marss on väga kuumad teemad. Ja me pakume õpetajatele seda, et kui Eesti koolides on kohustuslik teha loovtöö või põhikoolis siis või gümnaasiumis UPT ehk siis uurimispraktiline töö, et me pakume neile võimalust teha seda kosmose teemal selliselt, et nad teevad oma
omale tingimustele, igas koolis on tingimused natukene erinevatel tingimustel ühe ägeda või sellise nagu siin on öeldud projekt, kas siis piltide, joonistega, videodega, kuidas iganes nad selle siis teevad, kas nad ehitavad valmis 3D joonestavad, et sellest lähtuvalt siis on meil erinevad kategooriad ja õpilased saavad oma loovtöö või siis selle uurimispraktilise töö esitada meie võistlusele ja pakkuda sellist moodi lisandväärtust. Ja miks see teema on väga oluline, ma leian, on see, et uute ideede genereerimine, loovuse rakendamine põhikooli viimastes klassides ei ole enam väga tavapärane ja seda enam veel gümnaasiumis julgustada seda loovalt mõtlemist ja kui eeskõnelejad siin nii tudengisatelliit kui ka astronaudid räägivad, et seda loovust ja seda arendamisvõimalust on vaja nagu tekitada või et need noored oleksid seda nõus tegema, arendama midagi, et siis tuleb seda neis hoida või seda kasvatada läbi selle hariduskaare. Ja siis Mooncamp on üks selline. Teine, mille üle me oleme väga uhked, mis sellel aastal väga hästi läks, oli Kenseti üleskutse, kus siis võttis osa 7 võistkonda üle Eesti, oli Harjumaali kaetud, oli Ida-Viru kaetud, oli Valgamaa kaetud ja Tartumaalt olid need võistkonnad, kes siis Tallinna Teletorni 24. aprillil kokku tulid, et oma pudel või neid purke satelliite lennutada. Ja see oli väga meeleolukas üritus. Ja tollel ettevõtmisel oli meil kaasas nii Eesti Inseneride Liit kui ka Eesti Masinatööstuse Liit ja need mõlemad liidu esindajad olid väga positiivselt üllatunud ja nad väga soovivad ka uuel aastal panustada. Ehk siis siinkohal ma kutsun ka jälle üles, et kui on ettevõtteid või on lihtsalt isiklik huvi panustada noortesse, et siis me ootame pigem siin Kenseti üleskutse puhul mentorlustuge meie noortele, sest et kui me räägime ikkagi seda, et need lapsed on üle Eesti ja nad ei pruugi kõik olla väga tugevad selles satelliidi ehitamise valdkonnas, aga neil on see entusiasm ja õpetajal on entusiasm, et siis teinekord nad takerduvad mingite selliste lihtsamate küsimuste taha, et siis oleks tore, kui meil oleksid mentorid, kes oleksid nõus natukene oma vaba aega panustama sinna, et 1 või 2 tiimi toetada. Ja nagu ma ütlesin, et siis meil oli lõppvõistlus Tallinna Teletornis ja see oli ääretult positiivne kogemus ja kui meil sellel aastal oli 7 võistkonda kokku, siis järgmisel aastal, kui siis meie jaoks on aasta algab septembriga kooliaastaga, eks ole, et siis selle aasta septembrist on meil plaan kasvatada 2-kordseks osalejate võistkondade arvu ja korraldada 2 erinevat eelvooru, üks Tallinna eelvoor ja teine siis Tartus ja plaan on kaasata siis Tartu lennukolledžit, lennuakadeemiat sellega, et aidata droonidega siin Tartu eelvoorus viia satelliidid kõrgele, et neid sealt alla kukutada. Nii, ja nüüd minu viimane slaid ongi see, et kui te tunnete, keegi tunneb, et ta tahab panustada kas siis karjääripäeval töötoa tegemisse või Mooncampi võistlusauhinnafondi panustamine või Kensetis nii auhinnafondi kui ka siis ikkagi tegelikult mentorlus, mis on nagu ääretult vajalik, et siis kirjutage mulle heli.latt@ut.ee ja ma hea meelega võtaksin ja räägiksin teiega sellel teemal, kuidas on võimalik Eesti noori toetada. Selleks, et nad jõuaksid nii kaugele, et nad jõuaksid ülikoolis õigeid asju õppima ja õigetest asjadest edasi kosmoseteema. Nii seda valdkonda siis edasi arendama Eestis. Aitäh tähelepanu eest ja kui kellelgi on küsimusi, siis ma hea meelega vastan.
Äge, aitäh sulle, Heli. Ma panen kindlasti ka need üleskutsed meil sotsiaalmeediasse ülesse, et jääks silme alla ja saadan need slaidid ka hiljem laiali. Et kui küsimusi ei ole, võtan veel 2 hetke. Kui küsimusi ei ole, siis ma tänan Heli ka informatiivse ettekande eest ja võtame kõik need üleskutsed endaga kaasa ja tõmbame siis vaikselt selle infohommiku kokku. Et ei pea siin pungestama, et aega ilmtingimata lõpuni rääkida. Aga ma mõtlesin, et ma näitaks teile, kui mul õnnestub videot, mis vahepeal valmis Eesti 10, nii ma vaatan, kas mul õnnestub Eesti 10 ESA videot. Nii, kui õnnestub, siis näitan, mida paljud võib-olla veel näinud ei ole. No nii, selline ergutus siis siia lõppu, et ametlik Eesti ESA selline sünnipäev on 1. septembril
aga valmistasime juba ette video ja tähistame terve aasta läbi. Aga siin ma siis tänan kõiki osalejaid ja võite seda videot, mis ma nüüd selle kohtumise või järel edasi saatan, võite seda ka jagada, et see info ikka, mis me siin jagasime, leviks ja leviks laialt. Ja järgmine Space Estonia infohommik toimub 5. detsembril 10. Pange kõik aegsasti see endale kalendritesse ja kohtume siis 5. detsembril. Tšau! Aitäh!